Maria, palju õnne sulle meistritiitli puhul. Räägi, kuidas sul praegu tunded on? Aitäh ja mul on väga head tunded, sest see aasta pole väga ju võistlusi olnud ja treeningud meil viimased ka ei tulnud nii hästi välja, et ma olen oma poniga väga rahul. Räägi nendest 2 võistluspäevast, et mis teil hästi välja tuli, millega sa rahule jäänud? Ma jäin eelse sõiduga natuke rohkem rahul, aga täna natukene viimase keskel mind poni otsustas, et ma rohkem ei sõida. Aga kust sul tulid mingid elemendid paremini välja, kui sa oleks oodanud? Mul tulid tegelikult mul kõik elemendid tulid paremini välja. Kuidas sa üldse seda hooaega oled enda jaoks nagu eesmärgistanud, et mis su eesmärgid on olnud? Kas ongi meistrivõistlused või on sul veel midagi olnud plaanis? Mul olid Eesti meistrivõistlused plaanis ja mul vaatame edasi, et kuidas mul treenerid otsustavad, et kuhu me lähme. Viirus vist rikkus ka palju ära, on ju? Jaa, väga. Kuidas sul kevadel läks? Kas õppisid kodus palju? Jaa. Jõudsid ikka trenniga teha? Ikka. Hästi. Aga soovin sulle veel kord palju õnne ja edu järgmistel võistlustel. Aitäh. Maria, palju õnne. Jälle võitsid meistritiitli. Räägi, kuidas sa seda tegid? Aitäh ja ikka pingutama peab, ei ole nii lihtne alati. Tundub küll, et koolisõit on nii lihtne, istud hopusega, teeb kõik ise. Ei, hobune. Teeb ainult inimesi järgi. Kuidas šampanja täna sulle tundus? Kas ta oli sellises vormis, nagu sa ootasid? Jah, ta oli sellises vormis, nagu ma tahtsin ja ta tegi kõike hästi. Et sujus teie koostöö hästi? Jah. Räägi üldse, kuidas temaga trenni teha on ja milline hobune ta on? Temaga trenni on väga tore teha. Ta on tegelikult inimeste vastu sõbralik, aga kui hobune tuleb möödas, ta natuke vaatab seisnaga, et ära tule nüüd mulle külje alla, et... Inimesed meeldivad teile rohkem kobused? Jah. Hästi. Aga nüüd, mis sa nüüd täna siis ette võtad? Sul on 2 meistritiitlit, et kuidas sa nüüd tähistad? Ma ei teagi, kuidas ma seda tähistan, aga ilmselt me võtame pikema puhkuse ja niimoodi jõugustele. Naudite suve? Jah. Aga ütle mulle veel, et kuidas on teha 2 hobusega niimoodi tõsist kõva trenni ja sporti kooli kõrvalt? See tegelikult ei ole lihtne, et põhimõtteliselt minul niimoodi, et ma olen koolist kohe talli ja siis ratsutan 2 hobust ära ja siis ma olen kohe koju ja niimoodi. Millal sul aeg õppida siis on? Pärast õpingi, kui ma koju juba. Ja see on väga hilja õhtul kindlasti? Jah. Ja pead ikka vastu? Jah. Nii tore, et sul motivatsiooni jätkub, et palju õnne sulle veel kord. Aitäh.